mul on tunne, et pärast seda ma pean vähemalt 4 erinevat vabanduskirja kirjutama. Kevin, kui palju erineb sinu päriselu iseloom sellest, mida me näeme ekraanil? Väga, sest päriselus ma ei ole nii sõbralik. Kuna ma pidin olema nende inimestega majas teatud perioodi, siis ma ei soovinud hakata ühtegi asja üles tõmmata. Ehk ma ei soovinud probleeme tekitada, aga tegelikkuses ma olen hästi otsekohane, võin olla inimesele võib-olla natukene ülbe, aga jah, et selles mõttes saates oli näha karakterit, mitte mind. Aga miks sa otsustasid karakterit mängida? Miks mitte jääda selliseks, nagu sa päriselt oled? Sest see jääb inimestele rohkem meelde. Aga just nagu vastuolulised karakterid on ju palju suuremat kõlapinda saavad tavaliselt, et kui sa oleksid olnud, ma ei tea, väga-väga sassy või selline kuri või õel inimeste vastu, siis me ju räägiksime sinust juba mitu kuud. Nii, aga ma ei soovi sellist viha, mida on näiteks Koska saanud annandaks. Plus võta näiteks Paris Hilton. Terve aeg enda fake häälega, tegelikult tal on väga tume hääl ja see on talle väga hästi läinud kasuks. See on tee, millele mina liikusin. Aga kas sa oled valmis jätkama selle nii-öelda persooniga? Ma tean, et sul on sotsiaalmeedia juba mitu aastat olnud, aga see persoon, millega nüüd suurem osa televaatest ja võib-olla inimesed, kes ei ole sihtgrupp sulle, tutvuvad sinu, kas sa oled valmis jätkama selle karakteriga sellisena? Ma ütlen ausalt, et ma olen viimased paar aastat tegelikult pushinud seda karakterit enda sotsiaalmeedias, sest ma ei olnud varem kõige parem inimene maailmas ja ma tegin endaga suht pikalt tööd ja ma arvan, et nüüd ma olen sisemiselt parem inimene, kuigi mul on ikkagi see kuri pool olemas veel, aga ma ei soovi teda väga näidata enam. Aga saates läksid, sa ütlesid followeride suurendamise jaoks. On see sinu jaoks juhtunud juba? Natukene on juurde tulnud, ma ütlen ausalt, aga ma arvan, et nüüd, kui see läheb teleeetrisse, tuleb rohkem. Ja põhimõtteliselt point oli selles, et ma olen kaotanud siis 1,5 tuhat followeri, mõtlesin, et äkki lähen teinin tagasi. Kuidas sa nad kaotasid? Ma ütlen ausalt, et ma ei tea, sest mul on mitu korda aastate peale juhtunud see. Nagu ma olen vist 4 korda hittinud 5000 ja siis hakkab peale alla minema. Ehk Instagram, palun lõpetage ära. Aga siin saates me saame natukese teie üle naerda, natukese teiega koos naerda. Aga kui me nüüd peaksime tegema nalja hoopis nende üle, kes praegu lagil naeravad, ehk siis vanemad inimesed, buumerid, kas on midagi, mis sind nende juures eriliselt ärritab või sa sooviksid, et nad teeksid teisiti? Ei ärrita sellepärast, sest nemad on kasvanud enda ajal üles, mina olen kasvanud praegusel ajastul üles. Ütle, mis sa tahad, tee, mis sa tahad, see on sinu elu, mind ei puuduta see. Aga mis sa arvad, kuidas ka vanematele inimestele selgeks teha täpselt sama tõde, et igaühel oma elu ja me elame erinevatel aegadel? Mina ei näe pointi, et peaks seda üldse selgeks tegema kellelegi. Kui inimene tahab, ta saab ise selle selgeks, kui ta ei taha, ta ei saa seda selgeks. Aga milline olukord seal saates üllatas sind ennastki, et sa sattusid nagu korraliku kimbatusse, et sa ei saanud sellega hakkama? Oli sul üldse mõni selline moment? Ei selliseid momente oli palju, aga ma ütleks, et kõige hullem moment oli esimesel päeval, mingi tunni jooksul, kui ma soovisin vetsu minna. Ja kõik kaameramehed olid ümber vetsu, seal olid nii suured praod vahel, et sa nägid läbi, nagu kes sind filmib. Ja ma ei olnud nõus, ma käisin edasi-tagasi vähemalt mingi 7 korda, mul oli halb olla, ma palusin minge ära, et ma kutsun politsei teile, ma ei tea millega, aga jah. Aga lõpuks ma sain käidud niimoodi, et ikkagi keegi selja tagant filmis, aga pole hullu. Miks nad seda filmisid, ma ei saa üldse aru? Sest see ei ole huvitav, kui meigitud bimbo mees läheb siis kuskile just kaevatud auku vetsu. Nagu see on content. Et siis inimesed said nüüd teada, et ei olegi võlukepikesega haldekest, kes käib pea kohal keerutamas ja kõik probleemid lahenevad. See oli probleem siis, jah? Võib-olla. Aga milliste episoodi sa ise kõige suurema ärevusega ootad? Kõige suurema ärevusega kindlasti, see on väike spoiler, aga kohtingu episoodi. See on kõige hullem asi, mis ma siiamaani enda elus teinud olen. Ja ma ei soovi seda näha. Mul on tunne, et pärast seda ma pean vähemalt 4 erinevat vabanduskirja kirjutama.
no jääme ootama, kellele need kirjad siis lõpuks adresseeritud on ja sind näeme me siis sotsiaalmeedias, kas sul on veel midagi põnevat hetkel käsil? Kahjuks praegu ei ole midagi põnevat käsil, sellepärast, sest nagu ma olen 2 kohal korraga tööl, ehk mul ei ole mitte mingit vaba aega. Ainuke asi, mida ma vaba ajal teen, on pidutsemine ja ma ütleks, et see ei ole väga suur kasu mulle.